Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Täna siis on meil natuke teistmoodi. Teeme seda jutluse asemel, khutba asemel siis sellise väikse tunni loengu vormis. Ja me oleme ikkagi Ramadani kuus praegu. Ja siis ma räägikski natukene, subhanallah, me vahepeal mõtleme, et et nii palju päev on mööda läinud ja võib-olla me tunneme, et me ei ole piisavalt teinud. Aga Ramadan ei ole läbi veel. Meil on veel terve nädal, inshallah, ees. Ja kes teab, võib-olla on nendes öödes just see Leilatul Qadr. Leilatul Qadr, mille kohta siis Allah ütleb Quranis, et Leilatul Qadr khairun min alfi shahr. Leilatul Qadr on siis see öö Ramadanis, mida me kõik peaksime siis püüdma sellel ööl just teha hästi palju Jumalale meelepäraseid tegusid. On see Koraani lugemine, on see dhikr, on see dua või palvetamine. Inshallah ma nendest asjadest räägin ka lähemalt. Aga just nüüd nendel päevadel või eriti just nendel öödel on tähtis, et me leiaksime vähemalt mingi aja, kus me natukene ka siis loeme Koraani või teeme duaad. Sest subhanallah, kui me mõtleme selle peale, see öö on parem kui khairun min alfi shahr, parem kui 1000 kuud. Et selle ühe ööga, mis me saame teha, nagu see võrdub siis, või isegi on parem kui 1000 kuud. Et kui me näiteks sellel ööl, mis on siis Leilatul Qadr, kui me nendel tabame selle öö just ja saame selle öö kätte, siis see on parem kui 1000 kuud näiteks palvetamist või Koraani lugemist või Jumala palumist. Et subhanallah, see on nagu hästi tähtis just, et nendel öödel me püüaksime veel, et me anname endast parima. Ja ma sellepärast tahakski natukene anda mõned nõuanded, et kuidas me saaksime siis nendest viimastest öödest ja ka päevadest veel võimalikult palju kasu saada. Ja see käib küll Ramadani kohta ka üldiselt, aga just nüüd veel, et kui me vahepeal tõesti tunneme, et võib-olla me ei ole piisavalt kasu saanud sellest kuust, et võib-olla me ei ole nagu piisavalt endast andnud. Ja miski, mis juhtub tegelikult ka tihtipeale moslemitega, on see, et Ramadani ajal me tunneme, et meil on usk hästi tugev ja me palvetame hästi palju, me teeme hästi palju häid tegusid, aga vahepeal juhtub see, et Ramadan saab läbi ja siis me ei ole spirituaalselt või me ei ole enam samas kohas, meil ei ole seda sidet Allahiga enam, nagu meil oli Ramadani ajal. Aga me peame meeles pidama, et Ramadan on just see aeg. See on just see aeg, kus inimesed saavad Jumalale veel lähemale tulla. Nad saavad oma elu täiesti ümber pöörata, et ka isegi ka Allahi silmis kõige võib-olla siis halvemad inimesed või kes on hästi suured patustajad või kes on hästi kaugele läinud Allahist, ka need inimesed saavad just sel kuul tulla lähemale tagasi Allahi juurde ja täiesti oma elu ümber pöörata. Ütleme, kui ta tegi midagi hästi halba, siis Ramadan on just see, kus saab selle täiesti ümber pöörata ja hakata head tegema. Ja just see kuu, see Ramadani kuu on ka see, kus siis inimesed saavad, neil on võimalus saada siis nii-öelda nagu Allahi aulijääks, et nendel lähedasteks või Allahile nagu hästi lähedaseks või selliseks jumalakartlikuks teenijaks. Ja see on võimalus, see kuu ja need eriti need viimased ööd, see on võimalus ja see on kingitus, mis Allah on meile andnud. Ja me teame, et me kõik teame, et meie eludes on hästi palju igasuguseid asju, mis meid Allahist eemale tõmbavad. Meie elu on tihtipeale hästi selline maiselu keskne või dunja keskne, meil on ütleme hästi tähtis on töö ja igasugune meelelahutus võib-olla ja ütleme perekond ja sõbrad, mis on ka tähtis. Ma ei ütle, et see ei ole tähtis, aga vahepeal see võtab meid eemale sellest, mis on veel tähtsam, ehk siis meie looja, Allah. Ja hästi tähtis ongi mõista, et Ramadan ei ole ainult toidust, söögist, toidust, joogist ja intiimsetest suhetest hoidumine, aga see on palju rohkemat. Sest tõesti need asjad tühistavad sinu paastu, aga on ka sellised asjad, mis põhimõtteliselt nagu võivad sinu Ramadani nagu hävitada selles mõttes, et sa ei saagi sellest mingit kasu, et sa oled toidust ja joogist hoidunud, aga tegelikult sa väga palju kasu ei saanud.
Ja selle võtab hästi kokku selle, mida ütles üks prohvet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaaslastest, Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu, kes ütles: "Idha sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadhibi wal ma'athim." Ja mis see tähendab? Idha sumta, kui sa paastud, falyasum sam'uka, siis vaata, et ka su kõrvad paastuksid, või sinu kuulmine paastuks. Wa basaruk, ja sinu silmad paastuksid, sinu nägemine paastuks. Wa lisanuka, ja sinu keel, et sinu keel ka paastuks. Ja millest see paastumine on siis nende puhul? Valetamisest ja pattudest. Ehk siis paastumine ei ole ainult siis toidust ja joogist hoidumine, aga samuti ka me paastume selles tähenduses ka oma kuulmisega, nägemisega ja oma keelega. Ja kui me suudame kontrollida neid 3 kehaosa, siis subhanallah, meil on võimalus saada hästi heaks nagu Allahi teenijaks, temale palju lähemale saada, siis kui me mõtleme selle peale, siis paljud patud, millesse inimesed langevad, millesse me langeme, et need algavad, tihtipeale algavadki silmadest, eriti tänapäeval, kui meil on, ütleme, sotsiaalmeedia ja nutitelefonid ja kõik need, et kui me need patud ära võtame, mis me teeme silmadega, kuulmisega ja rääkimisega, et siis tegelikult, kui palju me patte nagu, jätame tegemata. Ja sellepärast ongi hästi tähtis, et me neid kehasid ka kontrolliks ja tähtis on see, mida me siis nii-öelda toidame mida me tarbime siis oma silmadega ja kõige muuga. Ja eriti siis, kui ütleme me näiteks tänapäeval oma telefonidega, et me oleksime ka ettevaatlikud ja jumalakartlikud ka siis, kui kedagi meie ümber ei ole. See on hästi lihtne, kõik on meie telefoni ulatuses, näpu ulatuses. Ja me peaksime ka olema teadlikud selles osas, et kuidas me neid seadmeid kasutame. Et me lihtsalt ei scrolliks läbi nagu Instagramis või Facebookis lihtsalt suvalisi asju. Vaata, mis sealt tuleb. Et tihti peale võib-olla need asjad on seal ka sellised mõned, mida moslem ei peaks kuulma või nägema. Et see on ka nagu hästi tähtis. Ja sama käib ka siis oma keele kontrollimise kohta. Et me peame eriti Ramadani ajal selle osas olema ettevaatlikud. Ja eriti tähtis on siis hoiduda tagarääkimisest või klatšimisest siis eesti keeles. Ja subhanallah, see on hästi tavapäraseks teinud paraku moslemite hulgas. Ja unustatakse ära, et kui suur patt see tegelikult on. Ja vahepeal mõne inimesega ongi niimoodi, võib-olla lähed tema juurde esimene asi, et võib-olla hakkab midagi halba rääkima oma vennast või usuvennast ja usu eest, ma mõtlen siis. Ja me peaksime tuletama endale meelde, et kui tõsine asi see on ja Koraanis on ka tegelikult seda võrdsustatud kui sellega, et inimene sööb oma venna liha, et kui ta taga räägib teda. Ja samuti, kuna prohvet sallallahu alaihi wasallam ütles, ta küsis siis oma kaaslaste käest, qaala atadruuna mal ghiba. Ta küsis, et kas te teate, mis tagarääkimine on? Qaalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Prohveti kaaslased vastasid siis, Allah ja tema sõnumitooja teavad paremini. Qaala, prohvet siis ütles, dhikruka akhak bima yakrah. Ja see siis ongi nagu hästi tähtis, mille peame keskenduma. Dhikruka akhak bima yakrah, ehk see, kui sa mainid oma venda, usuvenda või usuõde, siis selle midagi ütled tema kohta, mis talle ei meeldi. Ja siis talle öeldi, prohveti kaaslased ütlesid, et qila ara'aita in kana fi akhi ma aqul. Ehk siis, mis siis, kui see tõsi on tema kohta? Et kui sa ütled oma usuvenna või usuõe kohta midagi, mis on tõsi tema kohta, ta on hästi lühike või ta on hästi paks, aga see on tõsi on ja sa ei valeta. Ja siis prohvet ütles, in kana fihi ma taqul faqad irtabatta wa in lam yakun fihi faqad bahatta. Ehk et prohvet ütles, et kui see, mis sa ütled tema kohta on tõsi, näiteks ta on lühike või ta on paks või mis iganes, ja see on tõsi, et siis see on tagarääkimine. Ja kui see ei ole tõsi, siis see on juba selline mõnitamine või midagi sellist juba, või vale levitamine või midagi taolist. Ma ei oska seda praegu hetkel hästi tõlkides, inglise keeles slander.
et see on juba palju hullem. Aga me peame mõistma just, et see tagarääkimine on islami definitsiooni järgi, isegi kui sa teed nalja oma venna või öö kohta, sa teed, ta ei saanud, ta on nii rumal, ta ei saanud eksamist ka läbi, sellest eksamist ka läbi. Ilmselgelt talle ei meeldi, et sa seda ütled tema kohta kellegi teise juuresolekul. Ja see ongi see tagarääkimine, millest me peaksime kindlasti hoiduma. Ja samuti, mis vahepeal juhtub, meil on see hästi pisikene see kogukond, aga näiteks mis juhtub, ütleme suuremates mošeedes, kus ütleme suuremad kogukonnad on, hästi ettevaatlik tuleb olla sellega, et kuidas me ka need pilgud, mis me suuname, ütleme, oma usuvendade ja usuvendade suunas, näiteks, et kui, me peame ka mõistma seda, et Jumala kojad, mošeed, Bujut Allah, need on kõikidele moslemitele, nii praktiseerivatele moslemitele kui ka mitte praktiseerivatele moslemitele. Ja me ei saa, et ütleme, kui tuleb keegi sinna moslem näiteks mees, kes kuidagi riietab nagu võib-olla selliselt, mis ei ole päris islamipärane, on ju, et võib-olla väga lühikesed püksid on ju, ja siis me nagu hakkame nagu kuidagi algkulma vaatama teda ja niimoodi räägime võib-olla oma grupis ka niimoodi tema kohta ja juhtub see, et me tekitame temas ebamugavust, ta ei tahagi enam pärast sinna tulla. Ja subhanallah, vahepeal me ei mõtle, et võib-olla see on tema esimene kord mošees. Me ei tea seda. Võib-olla see on tema esimene kord, võib-olla sellel õel näiteks, kes sinna tuleb ja tal on võib-olla mõned juuksed näiteks näha, on ju hijabi alt. Ja siis õed seal, ütleme, vaatavad ka teda kuidagi niimoodi halva pilguga. Me peame Jumalat kartma, me ei saa, me ei tohi niimoodi teha, sest see on samamoodi, mis tekitab temas ebamugavust, võib-olla teeb talle haiget isegi. Ja samamoodi see õde võib-olla tal on esimest korda äkki, kuna ta seda hijabi kannab. Ja subhanallah, kas ta siis tahab seda kanda, kui inimesed niimoodi temasse suhtuvad ja selliselt mošees isegi. Et see on ka, mille suhtes me peame hästi ettevaatlikud olema. Ja järgmine asi, millest ma tahaks rääkida Ramadani osas, on dhikr, ja mis tähendab siis Jumala meenutamist ja Allahi meenutamist. Ja Ibn al-Qayyim, rahimahullah, ütles selle kohta hästi ilusti, et أن أفضل أهل كل عمل أكثرهم فيه ذكرا لله عز وجل. Parimad inimeste seast on need, kes meenutavad Allahit kõige rohkem, mis puudutab mingisuguseid tegusid, näiteks ütleme, on see mingi tavaline tegu või mingi just nagu Jumala teenimise tegu pigem. Ja ta jätkab ja ütleb, et فأفضل الصوام أكثرهم ذكرا لله عز وجل في صومهم. Ja parimad paastujate hulgast on need, kes meenutavad Allahit kõige rohkem. Ehk siis see, mida rohkem sa seda dhikrit teed, mida sa rohkem Allahit meenutad, et siis sa oled natukene ka parem siis sellest, kes üldse ei tee seda näiteks. Et kui ütleme sa lihtsad asjad on, alhamdulillah, la ilaha illallah, astaghfirullah, sellised lihtsad asjad, et need teevad juba nagu hästi palju, annavad sinule juurde väärtust kui moslemine. Ja samamoodi ka Koraani lugemine, sest Koraani lugemist tegelikult, see on ka üks selle dhikri ehk Jumala meenutamise vorme ja üks parimaid vorme tegelikult. Ja näiteks Ramadani ajal ka võib-olla siis ütleme öösel võib-olla või millalgi, kus mošeedes kogunetakse, kui räägitakse näiteks, arutatakse mingit, ma ei tea, hästi maist asja, arutatakse näiteks, ütleme, mis oli mingisuguse korvpallimängu tulemused või jalgpallimängu tulemused on ja arutatakse seal Ramadani öösel seda grupis niimoodi. Kas nad teevad midagi harami? Ei, see ei ole midagi keelatud. See on täiesti lubatud, millest nad räägivad. Aga kui seal on teine grupp seal, ütleme teine grupp inimesi, kes siis on Ramadani öösel, teevad hästi palju dhikrit, loevad hästi palju Koraani, kas need kaks gruppi on siis samaväärsed? Ei ole. Sest seal on muidugi suur erinevus, et need, kes on Jumala teenimise tegudega oma öö siis täitnud või vähemalt osa sellest on ja muidugi me kõik ei suuda terve öö nagu palves seista ja dhikri teha ja Koraani lugeda. Aga et me sellest vähemalt mingi osa sellele pühendame, see on hästi tähtis. Ja subhanallah, rääkides dhikrist, ma enne rääkisin just sellest, et kuidas palju patte tehakse keelega, et me räägime kedagi taga või valetame või mis iganes asju. Et üks selle dhikri kasulik omadusi, Jumala meenutamise kasulik omadusi on ka see, et see hoiab sind
siis see nii-öelda okupeerib sinu keele, see paneb sinu keele tegema midagi head, selle asemel, et siis lasta sellel teha midagi halba. Et selle asemel, et sa kedagi taga räägid, sa ütled la ilaha illallah, astaghfirullah, tubule. Ja et see hoiab siin nagu selle halva rääkimisest täpselt. Sest kui sa teed dhikrit, sa kasutad oma keelt siis Jumala meenutamiseks, Allahi meenutamiseks ja see hoiab siin siis eemale, ütleme, valetamisest, tagarääkimisest, kellegi mõnitamisest, mis iganes. Või ütleme ropendamisest samamoodi, millest me peaksime ka hoiduma, igasugune vulgaarne kõne, et halvad sõnad. Ja et kui kellelgi on probleem sellega, et ütleme, räägitakse taga kedagi, siis ongi lahendus, hästi hea lahendus ongi dhikrit teha rohkem. Ja nii nagu ka prohvet sallallahu alaihi wasallam ütles hadiithis, et la yazaalu lisaanuka ratban min dhikrillah. Et olgu sinu keel kogu aeg niiske Allahi meenutamisega. Ja seda on hästi lihtne ka teha. See ei ole midagi keerulist, et kui sa on ju palvetada tahad, siis võib-olla sa pead wudu tegema, puhastama ennast, ütleme, sa pead võib-olla riidud panema sellised selged kataks aura, mis iganes. Aga dhikri tegemine on hästi lihtne. Jalutad väljas, ütleme, sa ei pea seda kõva häälega tegema, et terve linn kuuleb, astaghfirullah. Sa ütled seda lihtsalt endamisi. Astaghfirullah, alhamdulillah, subhanallah. Ja kui keegi vaatab, et ise endaga räägid, las ta vaatab, mis sellest on. Aga tähtis on, et me kasutame neid hetki, mis meil on ja päeva jooksul, ütleme, teed süüa näiteks kodus või koristad või lihtsalt istud lihtsalt niimoodi või puhkad on ja kasutad seda hetke, et teha seda dhikrit. Ja edasi ma räägiks duaast ehk siis Jumala palumisest. Et meil on eri asjad on as-salah ehk siis palvetamine, aga meil on ka dua ehk siis Jumala palumine. Ja see on ka hästi tähtis Ramadani ajal, sest tegelikult see on isegi selline, ütleme, suur osa sellest Ramadani ajal paastumisest. Ja seda me näeme ka suuratul Baqaras, kus paastumisega seotud värsid algavad, et ja ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam ayyaman ma'dudat shahru ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, ja mis peale seda tuleb wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. Ehk siis kui minu sulane sinult küsib, Muhammadile on siis suunatud see värss, ja kui minu sulane sinult küsib minu kohta, siis ma olen lähedal. Ma vastan selle paluja palvele, kui ta mind palub. Ja pärast seda tuleb jälle paastumisega seotud värss, et see dua värss või see Jumala palumise värss niimoodi Koranis on pandud täpselt niimoodi nende paastumise värsside vahele. Et see on tähtis osa ka Ramadanis. Ja samuti prohvet sallallahu alaihi wasallam ütles hadiithis, et rääkides kolmest inimesest või 3 tüüpi inimesest, kelle duaad Allah tagasi ei lükka, ehk ta võtab selle vastu. Ja üks, keda ta mainis, on as-saim hina yuftir. Ehk siis see paastuv inimene, kui ta oma paastu lõpetab, et selle duaad ka ei lükata tagasi. Ja parim dua või parim see Jumala palvus, mida kasutada siis eriti just nüüd viimastel Ramadani öödel, viimastel selle paastuga öödel, on see, et mida õpetas prohvet Muhammad rahulga temaga sallallahu alaihi wasallam, õpetas oma naisele Aishale, kui Aisha küsis tema käest, qultu ya Rasulallah, ara'aita in alimtu ayyan laylatul qadr ma aqulu fiha. Et ta küsis siis, et Jumala sõnumitooja, kui ma tean, milline on siis see laylatul qadr, ehk siis ettemääratuse või saatuse või kuidas seda tõlkida, et mida ma sellest siis ütlen, ehk siis nagu kuidas ma Jumalat palun. Qaala, prohvet siis ütles, Kuuli Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'afu anni. Ta õpetas siis, et ütle, või et tee siis seda duaad põhimõtteliselt ütles, et ütle Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'afu anni. Mis tähendab, et Allah,
tõesti, sa oled kõige andestavam ja sa armastad andestamist, nii et andesta mulle. Ja see on nagu hästi-hästi tähtis, mida me peame nendel nagu öödel püüame kasutada, sest see hõlmab ka kõike nagu, et see on ka hästi tähtis, nagu see andestus ongi nagu, mida me tegelikult tahame selles elus. Et siis inshallah tulevases elus jõuda paradiisi. Ja ma soovitan ka väga seda leida vähemalt, me kõik ei suuda, ma ise ka ei suuda nagu terve öö kuskil nagu teha seda mingit jumala teenimise tegu kogu aeg järjest. Aga et leida vähemalt mingi osa sellest tööst, et kas või mõned minutid, kus sa siiralt siis tõstadki oma käed Allahi poole ja palud, et innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni ja palud seda ka selles keeles, mis sulle kõige lähedasem on, ütleme, on see eesti keel, on see mingi muu keel, ükskõik mis keel ja et väljaspool nagu seda palvust, seda nagu ütleme seda tavapärast palvust võime me ükskõik mis keeles paluda. Et palvuses seal on nagu erinevad arvamused, aga väljaspool palvus, kui me duaad teeme, võime ükskõik mis keeles paluda. See ongi parem, et kui me palume selles keeles, millest me hästi aru saame ja millega tekib meil see parem side Allahiga, sest temal ei ole vahet, Allahil ei ole vahet, ta saab kõikidest keeltest aru ja ta kuuleb kõik. Et ja palud nagu sellega, mis meid nagu talle lähemale viib, et püüda nagu tõesti nagu, ka sama duaad võib ka korrata. Et ja Allah, palun andesta mulle, palun aita mul saada paremaks inimeseks, paremaks moslemiks, mis iganes see praegu on. Et see on hästi-hästi tähtis. Ja see on just see. Jah, 100 kord või. Jah, sa võid ükskõik mitu korda järjest nagu seda teha. Ja kasutada ka Allahi nimesid, et ja Ghafuur, andesta mulle, ja Rahim, ole minuga armuline. Et kasutada neid nimesid, mis on seotud. Teiste puhul, lapse puhul võib ka. Paluda lapsele näiteks ja Hadi, juhataja, palun juhata minu last näiteks on. Näiteks on, mis on hästi-hästi tähtis, kui meil on ka ütleme, selliseid sugulasi või perekonnaliikmeid, kes võib-olla ei ole nagu jõudnud ütleme, usuni või jumalani. Et siis on aga kõige minu meelest kõige tähtsam dua just mida teha. Isegi tähtsam kui see, et ütleme talle tervist või eksamit läbi saaks. Et kõige tähtsam on ikkagi see, et ta leiaks selle juhatuse lõpuks. Et kui see on nagu korras, siis inshallah ka kõik teised asjad lähevad korda. Et see on ka hästi-hästi tähtis. Ja mis puudutab nagu ka õdesid just, et kuna ma seda salvestan, inshallah ka teised ütleme õed seda näevad ja kuulevad, et vahepeal on ütleme, kui tuleb naistel tuleb see igakuine menstruatsioon, siis ka selle ajal, kui ta ütleme, võib-olla mõned õed võib-olla tunnevad, et Ramadani lõpus näiteks tuleb see on ju, ma ei saa nüüd palvetada, et mis ma nüüd jään nendest öödest nagu ilma ja ma ei saa sellest kasu, aga dua on just see nagu, mida ka õed saavad teha, on just kõik nagu, on tal see menstruatsioon praegu või ei ole, et vikrit saab samamoodi teha, keegi keelada lööda la ilaha illallah, astaghfirullah, tuubele ja paluda Allahit on ju. Et see on ka kindlasti, mida me peame meeles pidama, et ikkagi saab nagu neid palju asju ka teha, et võib-olla kui ei saa tarawihi näiteks palvetada, aga sellel samal ajal ta saab duaad teha. Ja kui seda siiralt teha, siis sellel on võib-olla isegi veel tugevam mõju. Ja mis duaad nagu puudutab ka siis, et hästi tähtis on see ka see, et hästi tähtis on see, et me püüame leida nagu mingi aja, kus me oleme Allahiga üksinda. Et me oleme, ütleme, araabia keeles selle nimetus khalwa, et me oleme eemal igasugusest asjast, mis meil tähelepanu Allahist või Jumalast eemale tõmbab. Ja ütleme, on see telekas, telefon, isegi ütleme, vahepeal ütleme sõbrad või pereliikmed, et me ei pea alati nagu koos, ütleme, iga hetk nagu koos olema, aga vahepeal nagu see hea, et kui me saame Allahiga ka üksinda olla ja paluda teha duaad, ja siis on ka võib-olla lihtsam seda siirust leida. Et kui me oleme täiesti üksinda ja kui meil tuleb pisar silmi, kui me Allahit palume, siis alhamdulillah nagu see näitab, et meil on nagu ikkagi see siirus nagu mingil tasemel olemas. Ja see kõik kehtib kõigi kohta, õdede ja vendade kohta, et me leiaks selle aja, kus oma issanda poole pöörduda ja teha seda niimoodi üksinda ja paluda, et paremaks moslemiks saada, paluda andestust, paluda, et ta laseks sul džannahisse paradiisi siseneda. Ja subhanallah, isegi need, kes on suurimad patustajad,
kui sa siiralt pöördud Allahi poole sellel kuul, Ramadani kuul, ja sa palud Allahilt, et ja Allah, aita mul oma elu muuta. Ja Allah, aita mul saada paremaks, aita mul need patud maha jätta. Siis ei ole mingit põhjust, miks Allah peaks selle dua tagasi lükkama, kui sa teed seda siiralt ja sa tõesti tahad nagu muuta. Ja siis tõesti, nagu ma mainisin ka enne, Ramadan on just see kuu, kus tihtipeale inimeste elud täiesti muutuvad. Inimene, kes võib-olla, ma ei tea, et ei palvetanud üldse, võib-olla ta hakkab palvetama Ramadani ajal ja inshallah ka palvetab edaspidi. Ja viimane asi, millest ma tahan rääkida, mis on ka hästi tähtis, on araabia keeles on al-afu ehk siis üksteisele andestamine ja ütleme andeks andmine. Sest meil kõigil on patud, mida ainult Allah teab meie kohta. Ja kui me tahame, et Allah meile andestaks need patud, siis andestame meie ka teistele inimestele, kes on meile midagi halba teinud. Ja igaüks, kes on ju, igaüks meist siin tahab, et meile andestataks ja et Allah andestaks meile selle Ramadani kuul on ju. Ja subhanallah, vahepeal ei ole see lihtne teistele andestamine, kui keegi on sulle näiteks midagi väga-väga halba teinud on ju. Või peatama vastu ikka pikalt vimma, raske on sellest vahepeal lahti lasta, aga sa ju tahad, et Allah sulle andestaks, siis ole ka valmis teistele andestama. Ja Ibn Rajab, üks islami õpetastest rahimahullah, räägib sellest ilusti ja ta ütleb, et al-afu min asma'illahi ta'ala. Et al-afu andestav on üks Allahi nimedest. Wa huwa yatajawaz an sayyiati ibadihi al-maahi li atharihim anhum. Ja ta on see, kes siis andestab andestab, ütleme, oma sulaste patud ja ta pühib nende pattude siis nagu jäljed nende sulaste pealt ära. Wa huwa yuhibbu al-afwa fa yuhibbu an ya'fua an ibadihi. Ja Allah armastab andestamist ja ta armastab oma sulastele andestada. Wa yuhibbu min ibadihi an ya'fua ba'duhum an ba'd. Ja ta armastab kui oma sulastelt seda, kui nad andestavad üksteisele. Et kui meie ka andestame üksteisele, et Allah armastab seda. Ja vaata, mis ta nüüd siin ütleb lõpuks. فَإِذَا عَفَى بَعْدُهُمْ عَنْ بَعْضٍ عَامَلَهُمْ بِعَفْوِهِ. Ja kui need inimesed siis, kui nad üksteisele andestavad Jumala teenrid, kõik me oleme Jumala sulased on ju, Allahi sulased. Kui nad üksteisele andestavad, siis on see, kui Allah andestab neile. Et siis ta andestab ka nendele sulastele on ju. Me peame püüdma niimoodi teha, et me ikkagi andestame, ükskõik mis inimesed on meile teinud, püüame ikkagi andestada. Ja see on väga sarnane ka sellele, mis ma nüüd rääkisin, mida prohvet sallallahu alaihi wasallam on hadiitis öelnud. Waghfiru yaghfirullahu lakum. Andestage inimestele, andestage teistele ja Allah andestab teile. Et see nagu seotud omavahel. Et kui me oleme kõikide vastu, ütleme, peame vimma pikalt ja keegi tegi, ütleme, vahepeal on täiesti tühine asi, 5 aastat tagasi keegi ütles sulle midagi halvasti ja sa ikkagi teeb sulle haiget ja sa ei räägi temaga isegi. Sa oled täiesti lõpetanud suhtlus, et 5 aastat tagasi midagi ütles. Jah. Et püüa olla see, kes nagu see esimesena ka selle ütleme, sammu teeb ja püüab seda asja parandada. Ja samamoodi näiteks, kui sina oled kellelegi midagi halba teinud, on ju, ka ole see esimene, et püüa, ole siis see, kes andestust palub on ju, või püüa seda suhtlust taastada. Et see on ka hästi tähtis selle Ramadani kuul, et me andestaksime. Ja ma palun lõpetuseks siis, et Allah andestaks meile kõigile selle Ramadani kuul ja ta aitas ka meil saada nendeks inimestest, kes ka teistele andestavad. Ja ma palun, et Allah aitaks meil saada paremateks inimesteks, paremateks moslemiteks sellel pühal Ramadani kuul ja et ta aitaks meil teha häid tegusid ja elada oma elusid nii, nagu on temale meelepärane ka pärast seda, kui see Ramadani kuu on läbi saanud. Aamin.